Tippri trükikeskkonda. Selles klipis näitame, kuidas käib tippri.eu lehel tellimuse esitamine. Selleks valin lehe paremast servast logi sisse, kuhu saan sisestada oma isikliku kasutajatunnuse ja salasõna. Juhul, kui sinul ei ole oma isiklikku kasutajat veel loodud, vali siit loo konto. Järgmiseks vali endale sobiv toode. Mina mängin näitena läbi mustvalge sisuga raamatu tellimise, mille leian raamatute kaustast standardraamatuna. Siin saab hinda kalkuleerida nii trükifailidega kui ka ilma. Viimasel juhul vali kalkulaator ning sisesta lehekülgede arv. Vali olulised tooteomadused nagu formaat, paber, laminaat ning tutvu hinnaga lehekülje alaservas. Kui hind sobib, valime failid. Selleks võtame lahti vastava välja ning sisesta raamatu sisufail kui ka kaanefail. Nüüd tuleb varuda kannatust ning oodata, kuni failid saavad üles laetud. Eelvaade kuvab koheselt antud faili. Kui sisu on üles laetud, valin kaanefaili. Nii, igaks juhuks näitan ka, kuidas kuvab tarkvara kaanefaili. Eelvaade kuvab kaanefaili täies pinnalaotuses. Nii, vaatan üle tooteomadused, suurendan kogust ja valin tööks kiirtöö, kuna soovin selle kiiresti kätte saada. Vaatan üle hinna, mis antud juhul ei sisalda käibemaksu ega transpordikulu. See on trükkimise hind. Sisestan faili nime ja lisan lisasoovid ja täpsustused siia väljale. Üldtingimused näen siit ja nendega nõustudes panen linnukese siia väljale ning järgmiseks valin salvesta. Nüüd on toode lisatud ostukorvi. Edasiliikumiseks valin esita tellimus. Viimaseks sammuks on kohale toimetamise info täitmine. Kui valin siit transpordiks, näiteks Smartposti, liidetakse tellimusele juurde ka transpordi hind. Nüüd on siia juurde arvestatud ka käibemaks ehk kogu tellimuse hind. Vajutan kinnita ning tellimus esitatakse Tipprisse. Suur tänu vaatamast ning lisaküsimuste korral palun võtke meiega ühendust tere@tippri.ee.